Missuguseid riske ja tagajärgi eesnäärme eemaldamine või kiiritusravi mehele kaasa toob? Eesnäärme operatsioonide, radikaaloperatsioonide järgselt on kaks kõige suuremat tüsistust on uriinipidamatus ja erektsioonihäired. Uriinipidamatust on alguses peale operatsiooni küllalt tihti, kuid see taandub enamikel poole aasta möödudes. Ja kateetri eemaldamise järgselt tuleb lihtsalt treenida vaagnapõhja lihased, selleks on spetsiaalharjutused, palju jalutada, kõndida, et need lihased muutuksid tugevamaks ja päris pidamatust jääb kuskil 1–5% opereeritutest. Aga selles osas me suudame ka Eestis praegu pakkuda leevendust. Haigekassa kompenseerib praegu meile kusepõe sfinkteri proteesi operatsioonid ja need proteesid iseenda, et me saame proteesi paigaldamisega patsiendi täiesti kuivaks. Erektsioonihäire on küllalt levinud, selle vastu on välja töötatud nõndanimetatud närve säästev prostatektoomia meetod. Teatavasti erektsiooni hoidvad närvid lähevad mööda prostatakapslit väljast poolt ja kui neid on võimalik säilitada, siis seda ka tehakse. Ainuke, mis ma võiks mainida, võib-olla, et potentsi probleemid võib-olla on. Et see on üks asi, mis võib, aga ülejäänud mul tõesti probleemi ei ole, sellepärast, et elu läheb vana rada edasi. Naine armastab siiamaani? No seda küll, jah. Seda küll, jah. Millest pärast operatsiooni olete pidanud loobuma? Mitte millestki ma ei ütleks, et naine elab ikka minuga teda. Abikaasand ja ma ei ütleks millestki, et ma oleks loobunud millestki. Ma ei tunne küll midagi. Lihtsalt, et see teadmine, et sul selline asi on ja kui sellest saaks loobuda, see oleks kõige parem asi. Kui kergelt mehed vastu võtavad selle info, et pärast operatsiooni nende seksuaalvõime võib väheneda? No meestele tuleb ausalt ära rääkida esiteks kõik. Ja tuleb ka seda öelda, et peale operatsiooni saada hea erektsioon, selleks peab olema ka eelnevalt olnud hea erektsioon, sest kindlasti operatsiooni käigus ükskõik kui hästi me seda ei tee, ei lähe see erektsioon paremaks, vaid pisut halvemaks. See on nagu eeltingimus. Teiseks räägime nendele ravimitest, mis peale operatsiooni, millega on võimalik erektsiooni stimuleerida. Siis kolmandaks räägime kindlasti neile närve säilitavast operatsioonist. Ja neljandaks me räägime neile ka siis peenise proteesidest, mida meil samuti on võimalik panna, kui ravimid ei aita, kui närve säilitada ei ole võimalik, kui erektsioonihäire on sügav. Siis peenise sisse me saame paigaldada sellise silikoonist implantaadi, millega siis saab päris korraliku erektsiooni. Missugune peaks olema meie eluviis, et eesnäärmevähki ära hoida? Kus on nagu kõige suuremad tõestusmaterjalid on just selle toitumise juures. Nagu ma rääkisin, et idamaades on vähe, siis sealsed toitumisharjumised on võib-olla kõige tõhusamad. Mis kindlasti aitab vähitõenäosust, tekketõenäosust ja ka arengut tõenäosust vähendada ja arengut aeglustada on näiteks roheline tee, soojatoidud, ka mitmeid teisi veel puu- ja juurviljad. Negatiivselt mõjuvad just läänelikud toitumisharjumused. Siin on välja toodud, et kui mees sööb rohkem kui 5 korda nädalas punast liha ja tema toit on üldiselt kaloririkas, siis tema risk eesnäärmevähi tekkele on märgatavalt suurem kui tagasihoidlikuma toitumisega meest. Siin on terve rida vitamiine, mis kaitsevad, et vitamiinist kindlasti tuleb ära märkida E-vitamiin ja D-vitamiin, mis kaitsevad.
mikroelementidest, eriti seleen on eesnäärmele väga kasulik, on näidatud, et seleeni nii-öelda lisamine toidule või vitamiinidega toidulisandite tarvitamine vähendab 70% võrra riski vähitekkeks. Samuti on tsink oluline eesnäärme funktsiooni jaoks ja võib-olla praegusel hetkel kõige võimsamaks ennetavaks teguriks võiks olla siis lükopeen, see on nüüd selline aine, mida me saame kõige rohkem tomatist, kõige paremini isegi tomatimahlast. Et piisab sellest, et kui me sööme 2 tomatit päevas või joome klaasi tomatimahla päevas, sellega me suudame vähendada eesnäärme vähi tõenäosust oma elu jooksul vähemalt 30%. Ja kindlasti on veel oluline see seksuaalhügieen, mida sai ka juba märgitud, põletike vältimine, ühtepidi seksuaalkontaktide, kaitsevahendite kasutamine, aga teiselt poolt on jälle väga positiivne, aktiivne ja regulaarne seksuaalelu. Nii et niisugune püsivad partnersuhted on väga olulised. Mehed, naisi võib ka kaasata mingi kord aastas vähiproovile, sest nagu algstaadiumis mul oli, siis see algstaadiumis avastamine teeb selle asjale siiski vähi levimisele lõppu. Ja see on tõesti lihtne, mis välja töötatud PSA test või veretest, see on ju lihtsalt teostatav ja ei ole mingit probleemi. Kas eesnäärmevähk on välditav? Tänase päeva teadmiste juures me ei saa öelda päriselt, et ta on välditav. Samas saame lubada, et kui mehed käivad kontrollis, regulaarselt kontrollis õigel ajal, siis on võimalik see eesnäärmevähk avastada sellises arengufaasis, kus teda on võimalik täielikult välja ravida ja seeläbi ei ohustada mehe elu.